loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Puudekahin, lõhnab mull, kullerkupud rohu sees, vihmas sabin, linnulaul, kala keelööb lupsu vees. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. No täna on küll tegelikult niisugune päev, kus teretamise asemel küsitakse enamasti, kas sul talved. Savana, sunnik! Mis on? Mis nüüd? Üks kajakas on jälle mu autokatuse täis lasknud. Suur valge plärak. Fui! Ma pean ruttu minema ja selle maha pühkima. Hea, et praegu nägin tiibade karotid. Ei saa neist kajakatest keegi jagu. Näe, keegi on jälle prügikasti juurde neile toitu visanud. No aga miks neile siis sinna toitu pannakse? See vanatädi korterist 4. Tema paneb. Aga miks tema paneb? Noh, ei tea. Ta on üksik inimene, lapsi ei ole, meest ei ole. Ilmselt tunneb, et peab kellegi eest hoolt kandma. Võtku parem varjupaigast mõni kass või koer, aga ei. No aga kas talle politseid ei saa kutsuda või? Oh, politsei ei tee talle midagi. Lindude toitmine ei ole seadusega keelatud. Et kogu maja ümbrus on kajakate plärakaid täis, vaat see ei ole kellegi asi. No, aga meil ju toidame ka talvel tihaseid ja meil on ju rõdu peal isegi lindude söögimaja. See on talvel, aga praegu on soe sügis. Enne kui lumi maas ei ole vaja ühtegi lindu toita. Ja tihane on väike vaikne lind. Kajakad ja tuvid on suured, tugevad, jultunud, isegi ohtlikud linnud. Aga miks nad siis ohtlikud on? Kajakad võivad inimesi rünnata, nagu ka varesed. Ja tuvid levitavad haigusi. Mis haigusi? No on mingid haigused. Loomulikult, kui nad prügikastidest süüa otsivad. Sain veel õigel ajal maha pühkida. Teate, mis juhtus? Kui tulin, siis vaatasin. Ühe laterna posti otsas, ukse kõrvel, istub kajakas. Ilmselt sihtis, et mulle pähe lasta. Tulin jooksuga mööda. Teate, vihale ajab. Ma ütlen, vihale ajab. Ühe ainsa aru kaotanud vanamuti pärast elame nagu keset sõnniku hunnikut. Rahune nüüd maha. Homme räägin seda asja uuesti maja ühistu esimehega. Ja räägid. A mis ta teha saab? Mitte midagi. See inimene ei kuula mitte kedagi. No rahune, kullakene. Ma teen sulle kohe kohvi. Isa, võta apelsini. Mamm. Hea, et sa tulid. Kuule, on sul mõnda head juturaamatut laenata? Kevadel saad tagasi. Sätid talveunne juba või? Jah, tasapisi, jah. No tead, mul on üks muinasjuturaamat. Ohoh. Kas oled kuulnud seda muinasjuttu, kuidas üks tüdruk läks metsa ja sattus karude majja ja siis ta sõi seal ühest kausikesest. Ja siis ta sõi ühest teisest kausikesest. Ja siis ta sõi ühest kolmandast kausikesest ja siis ta sõi vanaema kausikesest. Siis ta magas
voodikeses. Ja siis ja seda lugu ma tean küll. See on mul täitsa pealuu sees. Ja. Aga ma tahaks midagi muud. Kuule, tead, ma lähen vaatan kodus veidi ringi ja äkki leian midagi, jah? Ja, oleks tore küll. Mõmm. Ei, mõmm. Ahah, nii. See on väga hea. Oi. Vabandust. Turts. Mõmm. Kuule, kas sina sätid ka ennast tasapisi talveunne? Ja. Just nõnda. No jah. Aso, sina oled meil ka ju see talvel magaja, eks ole? Ja ma teen ka ühe pikema uinaku, kui hanged on maas. Ahah, ja. Aga kuuled sa, Siil? Noh, mis? Mida sina magades kaisu võtad? Mul oli eelmisel talvel üks kummist part, aga see läks katki. See läks katki, ma vajusin talle oma raske kerega peale. Kevadel, kui üles tõusin, siis olid ainult kummitükid külje all. Aga minul on kaisu võtmiseks üks jänes. Superjänes või? Ikka mängujänes. Ja kui ma olin väike ja arstitädi käis, siis ma olin nii tubli, et ema kinkis mulle päris pehme jänese. Superjänese või? No ei, ikka mängujänese. Ja see on mul siiamaani alles. Ma võtan selle muidu ka igal öösel kaisu. Mitte ainult talvel. Sellega tulevad kõige paremad unenäod. Siis ma näen, et haljendav nurm on seal ja siis ma näen mahedat öötaevast. Ja mina ka selle pardiga nägin sageli unes laia metsaalust, mis oli mustikaid täis. Ja tead, ainult tõmba käpaga ja pista suhu. Ja mõmm. Ja. Aga nüüd ma siis ei teagi, kust ma uue kaisulooma saan. Kahju. Miks ma küll ei hakanud sellele varem mõtlema? Terve kevad ja suvi ja sügis ja kõik see aeg oli aega. Ma olen vist udupea. Mul on väga kahju, aga ma ei oska sind ka kuidagi aidata. Ah soo. Ma otsin nüüd kohta edasi. Ja. Ole tubli. Head aega siis praegu. No, Turts. Turts? Ja. Siil ja Karu lähevad juba talveunne. Küll on hea, et hundid talveund ei maga. Või äkki peaksid hundid ka talveund magama hakkama? Tervist, Tihane. Tere! Kui küsida tohib. Jaa? Millest vidistad? Ma vidistan sellest, et varsti lähevad ilmad jälle külmaks ja lumi tuleb maha ja mul on siis metsast raske toitu leida ja lähen jälle talveks linna. Kas sul on siis tõesti talvel linnas kergem? Jaa, talvel on linnas soojem. Seal on kohti, kuhu saab ööseks tuisu ja kõleda tuule eest peitu pugeda. Ja mis kõige tähtsam, inimesed panevad mulle ja teistele tihastele ju lahkesti head ja paremat toidumajakestesse. No jah,
no tead, oleks mul ka selline ilus kollane kõhualune nagu sinul. Ju siis pandaks mulle ka üht-teist paremat sinna toidumajakesse. Aga praegu muudkui vahi üle õla, et jahimeest ei tuleks. Tead, justkui oleks see, ütleme, et meie huntide süü, et talupidajad endale ei oska korralikke karjakoeri võtta. Nagu vanasõna ütleb, tead isegi, mis ripakil, see ära. No eks see on juba nii, et osa loomi ja linde sobib inimestega hästi kokku ja osa jälle ei sobi üldse kokku. See on elu, selle vastu ei saa. Peab leppima. No, peab leppima. Tsitsiföö, head aega. Tsitsiföö. Mida sa klopsid seal? Lindudele talveks toidumajakest. Mõtlesin, et teen sügisel valmis. Siis saab õues siin saagida ja naelutada. Ja kui mul pärast energiat üle jääb, siis teen järgmiseks kevadeks kuldnokkadele uue pesakasti ka. Ja vana pesakast paistab olevat juba liiga vana. See on ju tore, kui kevadel kuldnokad maja ümber sekeldavad ja suvel pääsukesed ja... Tead, kui ma väike poiss olin, siis olin suveti maal. Seal hakkasid aias laulvad linnud mulle hirmsasti meeldima. Ja peale selle nad söövad ka ussikesi ja putukaid. Aga kuhu sa selle toidumajakese paned? No, eks ma vaatan sellise koha, kuhu kassid ligi ei pääse. Jah. Isa, kuule, kui ma poest tulin, ma nägin seal eemal, seal, kus võsa on, seal rohu sees oli üks tuvi. Ahah. Ta oli täitsa haige. Ahah. Ikka hästi haige. Ta ei lennanud ära, kui ma lähedale läksin. Natukene ainult liigutas. Soo. Kas me võime ta koju tuua ja terveks ravida? No, kas võime? Tead, see kõlab natuke julmalt, aga kui ta on haige tuvi, siis me ei saa ta heaks mitte midagi teha. No, aga loomaarsti juurde viia. Tead, Martin, mina armastan loomi ja linde ja putukaid, kogu loodust. Kui väikesed poisid puuoksi katki kisuvad või prahti metsa alla viskavad või kassi kiusavad või linde kividega loobivad, siis ma ütlen neile, et nad kohe lõpetaksid. Linde ja loomi ei tohi kiusata ega piinata. Aga looduses on ikkagi omad reeglid, mida tuleb järgida. Missugused reeglid? No vaata, kui meil oleks kodus kass ja ta jääks haigeks, siis me viiksime ta loomaarsti juurde. Aga looduses käivad asjad nii, et haiged ja nõrgad loomad surevadki. See on looduse reegel. Loomaarstid ei käi ju mööda metsi, ei mulista mööda meresid, et iga viimset kui haiget rebast või hüljest elus hoida või terveks ravida. Nad ei saa seda teha ja see ei oleks ka õige, sest see ajaks looduse sassi. No mina küll ei saa aru, kuidas see looduse sassi ajab? Noh, vaata, looduse reegel on, et haiged ja nõrgad loomad peavad surema, et terved ja tugevad loomad saaksid elada. Inimeste maailmas on lugu teisiti. Meie hoolitseme kõigi inimeste eest, ka haigete ja nõrkade eest. Aga vabas looduses on teised reeglid. Kas see tuvi peab siis sinna surema jääma? Jah. Kui seal oleks kellegi koduloom või lemmikloom või metsas siia sattunud kits või mingi haruldane loom, keda looduses on vähe, siis me peaksime tõesti kuhugi helistama. Aga praegu see on, anna andeks, lihtsalt üks tuvi. Aga see on ikka nii julm. Jah. Loodus ongi tegelikult julm. Ühed söövad teisi, teised kolmandaid ja kes on haige, peab saama kiskjale toiduks või põõsa alla ära surema. Surnud loomad muide on toit väga paljudele pisikestele olevustele. Ka nemad tahavad süüa ja elada.
üks samm inimeste maailmast ja elust kõrvale ja juba valitsevad looduse julmad, kuid õiglased reeglid. Ja inimene peab neid arvestama. Nii. Hea küll, tule mulle nüüd appi. Oota. Võta sina, hoia kinni, mina löön. Teeme nii. Hei, Ott! Jänes, noh, kus sa oled redutanud? Silkasin ennist mööda, nägin, rääkisid tihasega juttu. Millest rääkisite, kui saladus pole? Ühest ja teisest. Elust. Mis asja sa vaatad? Sookured lendavad soojale maale. Kuuled? Haned läksid juba kuu aega tagasi. Toonekured läksid juba väga ammu. Eile läksid metsvindid. Noh, eks nad peavad ju minema. Nemad ei talvitu Eesti metsas. Nii on see alati olnud. Kes tahab, lendab talveks soojale maale. Kes kolib talveks metsast välja linna. Tead, kuidagi korb tunne on. Nagu oleks tore pidu läbi saanud. Mina vist ei olegi sind nii kurvas tujus näinud. Kas sa tahad ise ka soojale maale lennata? Tahad või? Äkki lendakski, kui tiivad oleksid. Oi, ära lenda! Ega see võõrsile minejate elu kerge ei ole. Pääsukesed talvituvad, eks ole, Aafrikas. Ja, seda ma tean. Aga lendavad üle Vahemere, jah? Jah, seda tean ka. Aga kas sa seda tead, et sellel teekonnal püüavad mõnes kohas inimesed pääsukesed kinni ja söövad ära? Tõsi ka või? Joo. No, mis asja? Vahemere saarel ja mõnes Aafrika külas on selline komme kohe. Söövad Eesti pääsukesed ära? No, eks nad söövad teiste riikide pääsuksi ka. No aga miks nad lendavad sinna Aafrikasse siis? Kui loodus käsib, siis loodus käsib, tuleb minna. Nii et istu sina elusasti meie armsas kodumetsas. No, aga kuhu ma saaksingi minna? Hundid, jänesed ja veel mõned vaprad loomad ja linnud peavad talve üle elama Eestis. Keset tuiskavat lund ja paukuvat külma. Me ei saa isegi linna sooja minna nagu tihased. Vaata, sellest tihasest tahtsin ma sulle ühe naljaka loo rääkida. No, lase tulla. Tead, eks ole, ta on ju selline, kes seedistab ja vedistab ilusasti, eks ole? Ja, ütleme, et meeldib küll, jah. Aga tead, missugused kavalad jahipidamise nipid tal on? Jahipidamine, no räägi. Nii, seda teeb ta vara kevadeti. Aha, nii. Lendab tihasekene mesitaru juurde. Karvurdi. Karvurdi. Toksib nokaga vastu seina. Mida teeb mesilane? Mida teeb? Mesilane. Mesilane läheb vaatab, kes see niimoodi toksib. Aga siis tihane teeb noksti. No? Ja ongi mesilane tal kõhus sipsti. Noksti, noksti, sipsti. Tead, kaval nipp, ütleme nii. Ja. Eks igal loomal ja linnul ole omad nipikesed. Näe, läksidki. Läinud. Sookured on selleks aastaks ka läinud. Hei, karu.
veel? ei. Näe, ma tõin sulle kaisulooma. Ja vaata. Sa tõid mulle ka... Ahah. Või noh, kaisulinnu siis. Näed, võta endale. See on nüüd sinu oma. Päriselt? Minu oma? Jah. Aitäh. See ei lähe sul katki ka, kui külje alla satud. Ahah. Tead, mul silm kisub nüüd küll väga kinni. Assoo. Ase kutsub. Ma pean minema. Noh, nägemiseni siis kevadel. Head aega. Jah. Karu, ega sa ei maga? Karu? Ei. Väga hea. Veel mitte. Kuule, keset jahipidamist tuli mulle meelde, et pidin sulle ühe juturaamatu tooma. Ega sa pole vahepeal saanud? Ei ole. Väga hea. Ole lahke. Aitäh. Jaa, palun, siit jagub lugemist mitmeks sügiseks. Aitäh sulle, prügihunt. Nojah, võta heaks, loe mõnuga kevadel näeme ja ära sisse maga. Adjö. Ja küll. Mõmm. Jah. No jah. Magama siis. Nüüd tuleb küll hea uni ja mõmm. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kui sa liiga palju võtad, nii et järel tühi koht, ühel päeval veel ja õhu, metsal maal on lihtsalt otsa saada oht.